Tere tulemast MyDigeni koolitusele. Nüüd ma räägin natukene lähemalt, mis platvorm see MyDigen on ja mis siin need võimalused on ja kuidas seda platvormi kasutada. Kui te olete jõudnud esilehele, siis te näete, et siin vasakul on põhimenüü. Esimene nendest on lists, teine on campaigns ja siis kolmas on automatizations ja neljas on service. Teil on vaja teada ainult esimest kahte neist. Esimene neist näitab liste ja teine näitab kampaaniaid. Alustame sellest, et kuidas tegeleda listidega. Ülikooli kontaktilistid on MyDigeni süsteemi üles ehitatud niimoodi, et me loome siia uusi liste ning neid liste omakorda teeme segmentideks. See tähendab seda, et näiteks kui meil on list TLÜ töötajad, siis meil on igal töötajal juures omajagu igal kontaktil on omajagu tunnuseid, näiteks üksus, digitehnoloogiate instituut või tööliik on tugi või akadeemiline suhtluskeel on eesti või inglise keel. Ja nende tingimuste alusel me loome eraldi segmente, et me saaksime luua eraldi näiteks ainult digitehnoloogiate instituudi segmendi või siis näiteks digitehnoloogiate eesti keelt suhtlevate tugitöötajate segmendi. Ja segmendid asuvad kõik siis siin alamenüü teises kohas. Ja segmente on väga palju. Ja kuidas? Ja. Ja ma olen nüüd siia segmentide alla juba loonud ära sellised kõige üldisemad või vajalikumad segmendid, näiteks ongi digitehnoloogiate instituut, nii et kui digitehnoloogiate instituudi kommunikatsioonispetsialist saab enda instituudi töötajatele mingi kirjast, saab valida digitehnoloogiate instituudi segmendi. Samamoodi on olemas näiteks haldusosakond või tühitöötajad või konverentsikeskuse töötajad või personaliosakond. Need listid täienevad automaatselt, sest et kontakte laeb ülesse ülikooli IT-osakonna kasutajate administraator ning tema paneb siis igale kontaktile vastavad tunnused juurde, et näiteks kui digitehnoloogiate instituuti läheb uus töötaja tööle, siis see kontakt lisandub ka automaatselt siia digitehnoloogiate instituudi töötajate segmenti juurde. Kui me aga näiteks tahame lisada ülikooli töötajate listi, mitte segmenti, vaid üldisesse listi ühe kontakti näiteks juurde, siis me saame seda teha niiviisi, et me klõpsame siia listi peale. Te näete, et siin üleval vasakul on kohe üks suur sinine nupp, mille nimi on Add Subscribers, selle peale klõpsame. Siis me näeme, et meil on erinevaid variante, kuidas kontakte juurde lisada. Kui me tahame näiteks lisada ühe kontakti korraga, ütleme, et me paneme siia, et tuli uus töötaja digitehnoloogiate instituuti, siis me paneme siia add one by one ja siis meil tekib siia automaatselt üks väike vorm, siia paneme meiliaadressi, näiteks paneme siia, ütleme, et mina läksin digitehnoloogiate instituuti tööle. Väidad tuleb ära täita. Siin ma saan üksuses valida TTI, mis on siis digitehnoloogiate instituut. Tööliik, ütleme, et ma olen akadeemiline töötaja, kes räägib nii eesti kui ka inglise keelt. Ma soovin tellida nii teaduse kui ka varia infokirja. Nii, lisame subscriberi. Nüüd me näeme töötajate listist, et siin ongi uus töötaja olemas. Nüüd saame kontrollida, kas ta läks ka digitehnoloogiate instituudi segmenti.
selleks siis otsime selle digitehnoloogiate segmendi siit üles. Ja näete, ongi olemas. Ütleme, et me tahame luua süsteemi täitsa uue listi, kus ongi juba mitusada kontakti. Näiteks ütleme, et me tahame luua midagi sellist, nagu on vilistlaste list olemas, kus ongi olemas eesnimi, perenimi, suhtluskeel märgitud, instituut, õppekava ja lõpetamise aasta. Kuidas siis midagi sellist teha? Selleks peab sul alustuseks tekkima endale Excelisse selline list, kus sul ongi kõik need tunnused olemas kirjas siin kõik ülemisel real ja nende all siis kõik need kontaktandmed või andmed, mis seal listis siis peavad olema. Ja nüüd ma hakkan listi ehitama üles niimoodi, et listide menüü valikusse, valin Create a new list. Listile nime, uus list. Ja siis enne kui ma hakkan siia kontaktibaasi üles laadima, on mul vaja luua siia need nii-öelda väljad. Et millised väljad siin listis peavad olema, näiteks eesnimi, perenimi, vilistlaste puhul siis näiteks lõpetamise aasta, instituut, õppekava. Et siis listi üles laadides saaks süsteem juba aru, et need on need tunnused, mis igal kontaktil küljes on. Et kuidas seda teha? Valid 3 täppi nupu ja valid Custom Fields. Ja me näeme, et siin on olemas juba emaili aadress, eesnimi, perenimi. Aga meil on vaja siia lisada suhtluskeel, instituut, õppekava ja aasta. Ja selle tegemine on lihtne. Valid siit Add New Field, tekst, suhtluskeel. Kuna suhtluskeel märgitakse tekstina, kas on NBest, siis siin on tekst. Aga siin on ka valikus erinevaid võimalusi, aga suhtluskeele puhul meil on tekst. Siis me lisame siia instituut. Siis me lisame siia aasta. Ja siis me lisame siia õppekava. Ja nüüd on kõik need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tunnust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tunnust mõlemas olemas. Salvestame ära. Ja paneme add subscribers. Kui sul on suur list, siis on kõige lihtsam seda teha niimoodi, et sa valid paste from Excel. Selleks võtad selle enda listi lahti. Kopeerid kogu selle sisu. Võid selle siia samasse välja. Esimene rida on siis need nii-öelda pealkirjad. Seega pead siit valima first row in file contains column headings. Ja neid siin valima ei pea. Paned import subscribers. Ja nüüd ta kontrollib sult üle, missugune veerg tähendab mida. Tähendab rida, missugune rida tähendab mida. Ta küsib, kas see on email, vaatad, jah, on küll. See on perekonnanimi. Vist. Olin kohe üle. Ja nüüd see on eesnimi. See on suhtluskeel. See on instituut. See on õppekava ja see on aasta. Ja nüüd
nüüd ütleb, et we are done, your list has been imported, mis tähendab, et list on üles laetud. Saame seda üle kontrollida, kui läheme siia subscribers listide loetelusse, klõpsame enda listi peale ja nüüd me näeme, et jah, ongi olemas. Kõik väljad on täidetud, ta on saanud aru, mis kuhu läheb ja kõik tundub õige. Nüüd, kui midagi on läinud valesti, siis saame näiteks tuleb välja, et Shanna ei õppinud rahvusvahelisi suhteid, vaid ta õppis hoopis õigusteaduseid. Siis seda saab muuta niimoodi, et sa klõpsad Shanna meili peale, siit saad subscriber detailsid alt editida ja nüüd muuta õppekava nimetuse siit õigusteaduse vastu ära. Õigusteadus. Ja save. Ja nüüd tal oleks, panin muidugi mitmusesse, aga niimoodi sa saad kõiki neid asju ära muuta. Nii, nüüd meil on list üles laetud. Ütleme, et me tahame nüüd teha sellest listist ühe segmendi, kus on ainult kõik vilistlased, kes räägivad inglise keelt. Selleks me läheme segmentide alla, paneme create a new segment, paneme vilistlased ing. Nii, nüüd ta küsib sult, millise listi põhjal sa selle segmendi looma hakkad. Kuna meie listi nimi on uus list, siis me valime selle siit ja lähme edasi. Ja nüüd sa pead märkima, missuguste tingimuste alusel see segment luuakse. Kuna me tahame, et seal segmendis oleksid kõik vilistlased, kes räägivad inglise keelt, siis me valime suhtluskeel, is ing. Ja siit pane auto update on, sest sellisel juhul ta siis täiendab seda segmenti jooksvalt, kui list peaks ka täiendama. Paneme create ja nüüd saame kontrollida, jah, vilistlased eng segmenti tekkiski 68 subscriberit, järelikult ta sai aru, keda ma silmas pean. Nüüd ma võin seda list segmenti veelgi täiendada, ütleme, et ma tahan, et siin oleks ainult Haridusteaduste Instituudi vilistlased, kes kõnelevad inglise keelt. Lähme siia segmendi peale, paneme edit segment. Ja nüüd me lisame ühe conditioni juurde ja paneme siia, et instituut is Haridusteaduste Instituut. Nüüd sul on 2 tingimust. Ja näeme, et kontakte jäigi kohe palju vähemaks. Ja siin ongi nüüd Haridusteaduste Instituudi vilistlased, kes räägivad inglise keelt. Ja niimoodi sa seda segmenti loodki ja neid võid siis muuta või luua vastavalt nii palju, kui sa tahad kõikide nende tunnuste alusel, mille alusel sul on loodud list. Sa võid siin teha ka näiteks segmendi kõikidest, kelle eesnimi on Tauri või kõik, kes on lõpetanud aastal 2020. Ja nii edasi. Vaatame siis natukene lähemalt ka seda, et kuidas kirjapõhjasid teha. Selleks, kui me oleme esilehel, siis valid menüüs teise nupu nimega Campaigns. Campaigns all kõigepealt avanevad sulle kõik seni saadetud kampaaniad ja sa näed nende lühikest sellist statistikat, ka näiteks, et ÜK infokiri avamise number on olnud 50% ja klikkamise number on 100%. Selleks, et jõuda nüüd templiitide juurde, ehk siis kirjapõhjadeni, mida saab muutma hakata, tuleb valida siit kõrvalt menüüst teise valiku, mis on email campaign templates. Ja siin avanevad sulle nüüd kõik seni saadetud uudiskirjad, teated, nädalinfod ja nii edasi. Et sul oleks lihtsam enda asju üles leida, soovitan tekitada enda kategooria, näiteks uuskaust
ja tõsta kõik enda kirjad siia. Kuidas neid siia tõsta? Ütleme, et näiteks sul on, see on sinu tekst, sa tahad, et see oleks sinu uue kirjapõhja alus ja sa tahad seda tõsta enda uude kausta. Siis kõigepealt tee sellest üks koopia. Nüüd sul on siin copy of uus koolitus. Paned siit kategooria ja valid uus kaust. Ta peaks sul siin olemas olema. Jah. Aga nüüd, kui ta on sul siin olemas, siis vaatame, mis siin teha saab. Nii, siin kirja põhjas on sisuliselt kõik olulisemad elemendid juba olemas. Meil on siin päis Tallinna Ülikooli punasega, meil on jalus samasugune, meil on rubriigi pealkirja font, meil on uudisnupu pealkirja font ja meil on teksti sisu font olemas. Kuidas me nüüd millenegi jõuame? Alustame sellest, et kirjapõhjade tegemisel on peamine süsteem, kuidas neid kirjapõhjasid saab teha, on selline drag and drop ehk siis lohista ja lase lahti süsteem. See tähendab, et kui me tahame midagi siia endale juurde lisada, siis me peame selle siia lohistama. Näiteks meil on siin frame'id. Me tahame näiteks panna ühe 3 või 2 frame'i endale siia kirjapõhja algusesse. Siis me lisame ta siia ja kui siia tekib see must joon, siis süsteem saab aru, kuhu see peab minema. Ja nüüd ma lasen lahti ja siis ta tekib siia. Ja ütleme, et ma tahan siia üles veel ühe ploki panna, siis ma panen selle ka siia juurde. Ja nüüd mul ongi siin nii-öelda põhi valmis ja nüüd ma hakkan valima, mis ma nendesse kastidesse tõstan. Loogiline oleks, et siin on pealkiri näiteks, siin on tekst ja siin on mingi pilt. Selleks, et teksti lisada, on kõige lihtsam variant vali endale alati siit kõikidest nendest valikutest. See esimene, mis on blocks. Vahist endal siia teksti blokk, siis ta viskab sulle automaatselt siia sükse lorem ipsum bla 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 teksti. Vajuta 2 korda selle peale, et see on aktiivne, kustuta ära ja lisa siia pealkiri. Nüüd, kui sa tahad, et see oleks sellises fondis, siis vajuta jälle 2 korda peale, tee aktiivseks ja vali siit style'i alt title 1. Siis ta viskab automaatselt sellesse. Kui sa tahad, et see oleks sellises uudisnuppu teises pealkirja stiilis, siis jällegi klõpsa 2 korda peale ja vali siit stiili alt title 2. Ütlen selles pealkirjas. Nii, nüüd meil on pealkiri olemas. Nüüd on vaja lisada teksti sisu ja näiteks mingi pilt. Jällegi lahistame teksti ploki. Ütleme, et nüüd on see font juba õige, sest et selle teksti ploki font, mis on paragraaf, ongi see font, mida me kasutame uudisnupu sisus. Ja selleks, et siia pilti lisada, läheme uuesti blocks vaatesse. Ja nüüd meil on paar varianti. Kui sa tahad siia mingit uut pilti lisada, siis mine siia images menüü valiku juurde. Vali siit drag image here. Ja siis vali enda arvutist endale sobiv pilt, näiteks nutrition. Ta tekib siia, siis sa lohistad jällegi siia kasti ja ta ongi olemas. Nüüd sa saad seda suurust ka muuta. Klõpsates 2 korda pilli peale, siis tekib siia väike selline noolemärk ja siis sa saad selle suurusega mängida. Kui sa tahad siia lisada mingit pilti ja sa tead, et see pilt on juba meil Mailigeni platvormi süsteemis sees, sest sa näiteks kunagi juba lisasid selle siia, siis tee niimoodi, et kustutan selle ära. Mine vali bloksist siit endale image blokk,
klõpsa see siia peale. Nüüd ta saab aru, et siia peab minema pilt. Ja kui sa nüüd 2 korda vajutad siia peale, siis ju tekib roheline kast ümber. Siis vali siit endale Image Gallery nupp. Ja nüüd sa saad ligipääsu kogu sellele pildipangale, mis meil siin uudiskirja platvormis sees on. Ütleme, et sa otsisid pilti võib-olla Liisa Puussepast, siis siin see ongi. Nüüd sa saite siia tõsta. Väike häkk veel, kui sul juhtub niimoodi, et pilt on palju suurem, aga näed, et tekst on kuidagi palju lühem ja siis jääb mingi mõttetu kuidagi tühi ala, siis variant on lohistada pealkiri ka pildi kõrvale. Nii, ja nüüd on juba parem. Nüüd üks asi, mida meeles pidada, on see, et me näeme, et pealkirja ja teksti sisu vahel tekib hästi suur vaheala, kuidagi ebaproportsionaalselt suur vahe. Et seda vahet saab kokku tõmmata. Ja selleks mine siia kasti peale kursoriga ja siis sa näed, et siia tekib siuke väike sinine nuppude menüü valik. Ja kui sa valid Settings nuppu, siis sa näed, et siia üles vasakule tekib selline valik nagu Spacing. Spacing ongi siis vahede muutmise võimaluse nii-öelda funktsioon. Ja kui sa klõpsad siia kõrvale selle nupule, siis sa näed, et sa saad valida, kuhu poole seda spacingut muuta. Nüüd meil on vaja muuta ülesse, sest et meil on vaja ülesse poole seda osa kokku tõmmata. Seega me võtame selle top ja näeme, et see on automaatselt siin 20, kui me paneme selle näiteks 5 peale, siis ta tõmbab palju rohkem kokku ja kogu see osa näeb kohe palju ilusam välja. Nii, nüüd ütleme, et pealkiri on olemas, lühikene ja uudise sisu on ka olemas, aga me tahaksime ka lisada siia ühe maandumislehe nupu, millele klõpsates lugeja saab siis lähemalt lugeda selle uudise kohta, mida me siin jagame. Selleks me peame siia tekitama nupu. Nüüd, siin kirjapõhjas on juba üks nupp olemas, siis sellisel juhul tasub teha sellest koopia ja lohistada selle siia ja muuta siis selle lingi sealt tagant ära. Selleks lähed siia nupu peale, valid selle copy nupu ja lohistad selle siia. Ja nüüd sul on kindlasti vaja muuta tagant ära link, selleks klõpsa 2 korda nupu peale ja muuda siin link ära. Ütleme, et sul vaja lisada Facebooki koduleht. Ja ongi olemas. Nüüd me näeme, et meie esimene uudis ja siis see järgnev 6 olulisem uudis on kuidagi üksteise seljas, nad ei ole kuidagi eraldatud, aga me näeme, et tegelikult on võimalik tekitada ka sellist joont. Kui sul on siin kirjapõhjas juba siuke joon olemas, siis jällegi tee sellest koopia ja lohista see siia. Ja nüüd ta eraldab need ära ja on kuidagi hoomatavam jälgida. Nüüd jällegi me näeme, et siin on vahe hästi suur selle 6 olulisem uudise ja joone vahel, siis võtame siit selle settings märgi, valime spacingu ülespoole ja tõmbame jälle 5 peale selle. Nüüd on juba rohkem üksteise otsas. Kui juhtub, et sul ei ole kirjapõhjas olemas stiilinäidet üksest nupust või joonest, siis sul on vaja need ise ehitada. Ja selle tegemine ei ole ka teab mis keeruline. Alustame sellest joonest. Selleks oled siin Blocks vaates ja näed, et siin menüü valikus on siuke asi nagu Horizontal Divider Block. Lohista see siia ja siis sa näed, et sul tekib siuke must joon. Aga ülikooli stiiliraamatu järgi see must joon väga hästi ei sobi,
Seega me tahame muuta seda selliseks helehalliks. Selleks lähed kursoriga siia joone peale, valid settings ja sa näed, et siin on võimalik sul seda joone värvi muuta. Ja selleks õigeks värviks on selline värv, mis on siin kohe automaatselt olemas ja selle kood on siis trellid ja 6 e-tähte. Seesama trellid 6 e-d värvikood on ka selle kirja põhjataust siin. Ja nüüd sul ongi olemas see joon. Teen ühe korra veel läbi. Lohistad siit selle horizontal divider ploki. Lähed selle peale. Valid settings märgi ja muudad värvi 6 e-ks. Nii ja nüüd sul on seal lausa 3 tükki. Siis saab nende vahel näiteks panna kastid, et teha siia uudised. Aga kuidas teha ise sellist nuppu? Ütleme, et siin on olemas nüüd pealkiri 2 ja siis me hakkame siia ka uudis. Muudame selle pealkiri 2. Ja nüüd me tahame siia alla tekitada nuppu. Lähme jälle siia blocks menüü vaatesse. Siis me näeme, et siin on siuke asi nagu button block. Lohistame selle siia ja siis näeme, et tekib siuke nupp, mis näeb hoopis teistsugune välja sellest. Et kuidas teha sellest nupust sellist? Lähed kursoriga siia peale ja siis valid kõigepealt settings nupu. Nüüd sa näed, et siin tuleb siuke päris suur menüü, aga mida sul on vaja jälgida on, siin on siuke asi nagu button color. Ja siit sa valid nüüd selle ülikooli punase. Juhul, kui seda punast siin valikus ei ole, siis sa pead selle koodi ise siia lisama. Ja ülikooli punase kood on siis B71234. Valid OK. Ja nüüd on see nupp õiget värvi. Nüüd ma soovitan sul tõmmata see siia täitsa laiaks, sest me üldiselt kasutame, teeme selle nupu nii suureks, kui see võimalik on. Siin on 2 asja veel valesti. Ta on kandiline ja siis see font siin peal on ka vale. Selleks, et teha seda ümmarguseks, lähed jälle kursoriga siia nupu peale, valid samas settings märgi. Ja siis sa näed, et kui siin oli värvi muutmise nupp, siin natukene läheb paremale ja siin on siuke nupp nagu rounded corners. Ja kui sa siit seda osa tõmbad niimoodi lõppu, siis sa näed, et see nupp muutus ka ümmarguseks. Ja paned X-ist kinni ja ongi õige. Nüüd meil on vaja veel muuta ainult siin seda teksti peale. Selleks klõpsame 2 korda siia nupu peale. Nüüd see teksti kirjutamise osa läks aktiivseks. Kirjutame siia näiteks loe lähemalt. Nüüd on veel, näete, et see font on natukene teistsugune sellest. See font peab olema Arial. Aga kui me selle 2 korda peale klõpsame ja teeme selle aktiivseks, siis me näeme, et see on praegu siin Georgia. Nii et muudame selle Arialiks ja paneme selle boldiga. Nüüd ongi õige. Jällegi selleks, et nupu taga olevat linki muuta, selleks klõpsa 2 korda nupu peale ja siis siia lisa õige link. Ja nüüd me jälle näeme, et see nupu alumine osa on hästi lai. Et see osa võiks natukene rohkem olla kokku tõmmatud. Nüüd nupu alumist külge saab samamoodi tõmmata väiksemaks nagu ka pealkirjadel, aga siin on väike erisus. Kohe räägin täpsemalt. Selleks lähed kursoriga siia peale, valid settings. Nüüd me näeme, et siin on 2 erinevat spacingut. Üks on tavaline ja teine on outer spacing. Selleks, et nupu puhul tõmmata seda vahe väiksemaks, peab muutma outer spacingut.
ehk valime siit selle alumise osa. Praegu ta on automaatselt 40, paneme siia näiteks 5. Ja nüüd ta tõmbas selle osa kokku ja näeb palju parem välja. Kuidas teksti sees mõnda osa ära linkida, näiteks ütleme, et me tahame, et siin on siseveebis. Ja me tahame, et see siseveeb oleks ära lingitud. Selleks lähed siia peale, klõpsad 2 korda selle kasti peale, teed selle sõna siseveebis aktiivseks ja siis näed, et siia tekib selline võimalus nagu link ja remove link. Ja kui sa klõpsad siia link peale, siis saad siia panna näiteks www.tlu.ee, paned siia enda sobiva lingi, valid OK. Ja nüüd siin on link juures. Ma soovitan, et kui te lisate tekstile mingi lingi taha, siis muutke see font ka pisut ära, näiteks tehke see punaseks. Siis on ta kuidagi eristatav ka. Kuidas lisada pildi asemel sellist video GIF-i, nagu te näete, et ma olen siin lisanud. Selleks lähed jälle siia Blocks vaatesse ja valid videobloki. Tõstame selle videobloki näiteks siia pildi asemele. Kohe URL-i, talle siia sobib kas YouTube'i või Vimeo link. Ütleme, et me läheme siia YouTube'i video, näiteks Tallinna Ülikooli YouTube'i video, mis juhtub pärast lõpetamist. See lingi, nii nüüd me näeme, et on tulnud selle video ära ja siit nüüd saame valida, kas me paneme niimoodi, et siia jääb ainult selline staatiline pilt või siis GIF. Ja GIF-i puhul saad ka valida, kas ta teeb GIF-i esimesest 28 sekundist või 14. Ütleme, et valime 28. Ja siis paneme siia ka selle õige lingi, et ta klõpsates viiks õige video peale. Nüüd valid Insert Video. Nüüd ta laeb natukene aega. See laadimine mõnikord võtab rohkem aega, teinekord vähem. Ja tegigi üsna ruttu ära. Võtame hoopiski pildi siit ära nüüd. Ja nüüd meil ongi siin hoopiski selline väike video GIF. Ja nüüd ütleme, et me oleme saanud kõik põhilised elemendid läbi ja teame, kuidas lisada pealkirja. Selleks valime alati stiilina Title 2. Kui me tahame panna rubriigi pealkirja, ehk siis sellist punast, siis me teeme aktiivseks ja valime Title 1. Kui me tahame, et see oleks teksti sisu, siis me valime paragraaf. Need on siis 3 valikut, Title 1, Title 2 ja paragraaf. Kui sul on kirjapõhjas juba näiteks need eraldusjooned või nupud olemas, siis kasuta neid ära, kui uusi ehitama, tee koopia ja tõsta siis sobivasse kohta. Ja blokke võid teha kuni 4. Me tegime praegu siin 2, aga tegelikult on võimalik ka 4, et sa paned näiteks siia pildi, siia pildi, siia pildi ja siia pildi. Ja katsetame, teeme mingi imeliku asja siia. Lohistad siia pildid kõikidesse kastidesse. Ja on olemas. Aga nagu me näeme, siis nad on väga ebaühtlased, sest et pildid on siia juba salvestatud erinevates formaatides. Ja see sisuliselt ongi kirjapõhja loomise ABC. Kõige olulisemad asjad, mida teada, ongi see, et kuidas lisada siia teksti, kuidas muuta teksti fonti,
kuidas tõmmata neid vahesid väiksemaks ja näitan ühe korra veel seda, lähed kasti peale, valid selle sinise settings märgi ja siis spacing'u juurest teed väiksemaks. Ja kuidas lisada pilte ja muuta nuppe. Nüüd ütleme, et kui sul ongi see nii, ma räägin ka natukene lähemalt sellest, kuidas lisada kirja põhjale kood, et iga adressaat, kes kirja kätte saaks, et tal oleks seal näiteks enda ees ja perekonnanimi. Seda me kasutame sellistel puhkudel näiteks, kui me tahame välja saata nimelisi kutseid. Kuidas lisada siis ees ja perekonnanimi kirja põhja nii, et ta jooks igale adressaadile siis postkasti nii, et ta näeks seal enda ees ja perekonnanime. Selleks on olemas sellised asjad nagu merge tag'id. Kui ma teen selle, näiteks kui on siin üks tühi kast, teen selle aktiivseks ja ma saan siia kirjutada, siis me näeme, et siin stiili valiku all on siuke asi nagu merge tag. Ja kui ma valin siit näiteks first name'i, tühiku ja last name'i ja jätan näiteks, ma arvan, et need võiks ka olla keskele joondatud ja title joondan uuesti keskele. Näiteks tihti me paneme ka algusesse austatud, et siis tuleks näiteks austatud. Siia austatud ja joondan selle ka keskele. Tuleks austatud näiteks Rein Olesk või mis iganes nimi, siis me kasutamegi seda koodi, meil nimi on siin F-name ja last name. Et selleks, et kontrollida, kas see kood on kindlasti õige. Tee niimoodi, et näiteks kui sa tead, et sa tahad vilistlaste listile seda saata, siis salvesta see põhi korraks ära ja mine listide juurde. Kui ma võtan siit selle vilistlaste listi endale ette ja panen siin 3 täpi nupu peale ja panen custom fields, siis ma näen siit ära, et mis on eesnime ja perekonnanime need koodid. Nagu me näeme, siis kuna ma olen siin selle asja pisut keeruliseks ajanud, et siin on eesnimi kaldkriips first name, siis ta on pannud siin selleks koodiks ka eesnimi first name ja perekonnanimi on ka perekonnanimi surname. Ehk et kui seal kirjapõhjas oli F-name, L-name, siis sellisel juhul ei tunne süsteem selle listi puhul ära, et mida sa sellega tahad. Nii et sa pead võtma selle koodi, mis sul selles listis parasjagu nende puhul on. Nüüd, kuna see on siin võrdlemisi keeruline, siis lihtsam on võtta siin need merge 1 ja merge 2, sest ta annab alati, et on üks variant on see ja teine on or ja siis võid neid kasutada. Nii et see on kindlalt turvaline valik, kui sa võtad siit nende eesnime ja perenime koodidena kasutad neid. Ma kopeerin nad endale kuskile korraks ära. Ja selle. Ja siis võtan selle merge 2, mis on meil siis perekonnanimi. Nii. Ja läheme nüüd tagasi sinna kirja põhja. Ja nagu näeme, siis siin on vale praegu. Selleks siis kasutame neid samuseid tag'e, mis meil seal listis on, ehk siis paneme siia ka. Merge 1, merge 2. Jälle
Nii, ja kuna nüüd need on need merge tagid, mis on sellel listil ja kui me nüüd saadame sellise kirja põhja vilistlaste listile laiali, siis igal vilistlasel tuleb siia algusesse austatud tema eesnimi ja perekonnanimi. Nüüd iga kord, kui sa hakkad saatma nimelist kutset välja, siis vaata üle, kuidas on sellel listil, kuhu sa tahad saata, kuidas on tal eesnimi ja perekonnanimi nende merge tagidena seal listis märgitud, et see võib olla mõnikord erinev, nii et see tasub alati üle vaadata. Ja teine sarnane asi, mida saab teha eesnime ja perekonnanimega, on see, et me üldiselt paneme ka kirjadele siia üles sellise teksti, mis annab võimaluse lugejal vaadata kirja põhja veebiversioonis. Ja tänu sellele veebiversioonile tekib ka sellele kirjapõhjale link. See sisuliselt tähendab seda, et kui mul tuleb postkasti uudiskiri ja ma klõpsan sellele vaata veebiversioonis, siis ta avab selle eraldi aknana. Ja kuidas seda siia tekitada? Kõigepealt paneme siia üles ühe tekstibloki, kustutan selle looremi siit ära ja see käib jälle merge tagi abil. Selleks peab valima archive URL. Ja nüüd ta automaatselt viskab siia sükse teksti nagu view email in browser. Mina kasutaksin pigem mingisugust teist eestikeelset teksti, näiteks loe uudiskirja veebiversioonis. Ja selleks, et ma saaksin sellele enda tekstile selle õige lingi siia taha, siis ma võtan selle view email in browser, teen aktiivseks ja näen, et siin on mingi link taha tekitatud. See tähendab, et see on klõpsatav asi, kui ma siis klõpsan, siis ta avab selle eraldi veebiversioonina. Vaatan, mis see link on. See link on selline, see süke nagu tag. Kopeerin selle. Ja nüüd paningi, et loe uudiskirja veebiversioonis ja lingin siia selle sama tagi. Eks taustaga samasuguseks. Ja siis selle punaseks ka, siis ta on ja nüüd siin on selline tekst juures ja kui siia klõpsata, siis see uudiskiri avaneb eraldi veebiaknas. Ja põhisene ees ja sa vaatad, et jah, kõik on õige. Nüüd ma tahan seda välja saata. Siis sa klõpsad siit create a new campaign. Siis siin jätta alguses see asi samaks. Vali OK. Ja nüüd sul on vaja ära täita mõned väljad. Esimene neist on kampaania tiitel ja see on nüüd selline nimi, mida sina näed ainult süsteemi seest. Näiteks paneme minu esimene uudiskiri. Teine on message subject ja see on nüüd see, mida kõik adressaadid, kellel selle saadad, see on see, mida nemad näevad enda postkastis selle kirja pealkirjana. Ehk siis näiteks peab olema TLÜ uudiskiri mai 2021. Siin on nüüd, sa saad valida, et millise posti aadressi alt see teade või kampaania või uudiskiri välja saadetakse. Tõenäoliselt ei ole sinu meiliaadressi siin valikus veel olemas. Selleks, et ennast lisada, klõpsad sa siia, paned add email sender ja siis nüüd siin tuleb sul üks väli ja sa pead need kõik väljad ära täitma. Kui sa täidad kõik need väljad ära,
siis sul tuleb enda emaili aadressile selline kinnitus, et kas sa oled nõus, et sinu e-posti aadressilt hakatakse siit süsteemist kirja välja saatma. Kui sa selle confirm'id, siis tekib siia sinu meili aadressi nimi. Ja siis sa edaspidi valides valigi enda nimi, minu puhul see on siis Rein Olesk, ja siis sa saad siin ka muuta nime ära, näiteks praegu nimi Tallinna Ülikool, ma võin siia panna ka Rein Olesk või ma ei tea, Haridusteaduste Instituut. Ja siin on reply address, on siis see, et kui keegi hakkab sellele kirjale vastama, siis kes on see vastuse aadress. Ja nüüd siit ainuke asi, mida valida, on, et ta embediks need pildid siia kirja põhja ära. Valid selle, nüüd lähed next step. Nüüd su ees on siis kõik need listid, mis ülikooli siin meilikinni süsteemis on. Ütleme, et me tahamegi valida nüüd seda segmenti, mis me enne ise tegime. Selleks oli siis uus list ja see oli HTI ingliskeelsed töötajad. Mille nimeks ma panin vilistlased eng. Ja siis sa validki listi alt selle õige segmendi. Või näiteks, kui sa tahad saata Haridusteaduste Instituudi kõikide töötajate listi, siis sa lähed siia TLÜ töötajate alla, avad kõik need 46 segmenti, mis meil siin loodud on, ja siis näiteks valid siit HTI eng või HTI-st või siis Haridusteaduste Instituut, kus on siis kõik Haridusteaduste Instituudi töötajad koos. Aga ütleme, et me praegu paneme vilistlased eng. Ta näitab sulle korra veel seda kirja põhja. Nüüd sa saad kontrollida, kas kõik on nii, nagu see peab siin olema. Kui tahad, siis võid midagi muuta. Näiteks ütleme, et siin pealkirjas on kirja viga. Peab olema. Siin võid nüüd muuta, toimetada, teha mingisuguseid muudatusi. Next step. Ja nüüd oledki jõudnud viimasesse sammu, kus sa saad kontrollida veel üle, et kas kõik need andmed siin on õiged. Saad vaadata email preview'd, kas see sobib sulle siin. Ja nüüd sul on valik, kas sa valid send now ja kui sa vajutad nüüd siia, siis sa saadab selle kirja kohe välja. Või teine variant on send later ja siis sa saad ajastada, mis ajal võiks see kiri välja minna. Ja kui sa nüüd siis pärast sinna klõpsad, siis ongi kõik tehtud. Aga mina praegu sinna klõpsad, sest ma ei taha saata sellist põhja kellelegi. Aga selline see protsess sisuliselt on. Ja kui sa oled selle ära valinud, siis sõltuvalt listi või segmendi suurusest hakkab see kiri välja minema. Ta ei lähe kohe sekundi pealt kõikidele kohale, vaid ta hakkab niimoodi ükshaaval adressaatidele tilkuma, aga üldiselt jõuab kiri kuskil maksimaalselt poole tunni jooksul kõikidele adressaatidele postkasti kohale. Kui süsteemi on vaja lisada uusi kasutajaid, näiteks meil tuleb ülikooli uus töötaja ja me tahame talle ligipääsu tekitada siia MyLigeni platvormile. Selleks oled esilehel ja valid siit ülevalt paremalt nurgast Manage Users. Ja nüüd siin ongi kohe User Management, selline board tuleb ette, kus sa näed siis, kellel on ligipääs praegu siia platvormile. Kui sa valid siit Add a User ja täidad need väljad ära, siis jõuabki inimese postkasti kutse, et sinna on kutsutud siia kasutajaks ja kui ta kinnitab, siis ta saabki siia liituda. Üldiselt ma valin Account Manageri Permission Type'i, sest sellisel juhul on tal võimalus siin kõike teha, mida me üldiselt tahame, sest et inimestel on vaja, et nad saaksid liste uuendada vajadusel uudiskirja välja saata ja nii edasi. Nii et see on see valik.